Tere taas! Kuna platvormid nagu Zoom, Skype ja muud sellised on muutumas aina populaarsemaks ja videokonverentsid ei ole tõenäoliselt meile kellelegi enam võõras, siis täna vaatamegi üht videokonverentsi kõlarit või süsteemi, mis on toodetud Hikvisioni poolt. Siin pakis on 2,4 GHz võrgus toimiv juhtmevaba konverentskõlar ja mida konverentskõlar tähendab? See tähendab täpsemalt seda, et oletame, meil on üks suur konverents, kus on mitu inimest kohal ja me paneme selle kõlari siia keskele ja selle ümber istuvad inimesed, siis kõik saavad selle kõlarisse rääkida niimoodi, et kõlari mikrofon võtab kõikide inimeste heli või häält väga ilusti vastu ja samamoodi tänu selle süsteemi kõlarile saavad siis kõik ümber istuvad inimesed ilusti kuulata. Selle mikrofonil on olemas akustiline kajaeemaldus, loomulikult on ka dünaamiline mürasummutus. Toimib ta väga lihtsal plug and play meetodil, ehk siis midagi installeerima või seadistama ei pea ning toite saab ta USB juhtmelt, kuid tal on ka sisse ehitatud aku olemas. Vot nii, ma arvan, et nüüd on aeg see asi karbist välja võtta ja siit ta tuleb. Väga paljud kommenteerivad seda, et ta näeb väga siuke elegantne ja professionaalne välja, millega ma olen väga nõus. Siit on kohe näha, et siin keskel on meil suur kõlar ja siin kolmes otsas on meil mikrofonid ja üks on siin ka, vot. Ning siin on mõned siis lihtsamad nupud. Midagi keerulist selles süsteemis ei ole. Veel saame kaasa sellise mõnusa hoidiku, mis on väga pehme mõnusast materjalist. Ja siin sees on meil siis antenn 2,4 GHz. See läheb siis USB otsaga lihtsalt ükskõik millisesse arvutisse ja kuna see on ainult plug and play, siis mis mulle väga meeldis testimisel oli see, et ma sain selle näiteks läpakasse panna korraks ja kui ma tahtsin näiteks oma lauaarvutisse selle panna, siis ma lihtsalt võtsin välja, panin lauaarvutisse ja kohe töötas edasi. Siin on meil veel mõned kaablid, täpsemalt on siis siin USB pikendusjuhe, mis võib käepärast tulla ja teine juhe ongi toide. Toit abil saab laadida, samal ajal kui toide on sees, siis saab seda ka kasutada. Kuid kui aku on piisavalt täis, siis loomulikult seda juhet isegi ei ole vaja. Kõigepealt ma arvan, ma ühendan toite ära, sest et ma ei usu, et see aku hetkel väga täis on. Toite juhe läheb siis siia kõlari taha. Ma loodan, et on enam-vähem näha. Siin kõrval on ka 3,5 mm auk. See on selle jaoks, et kui tahad natukene privaatsemalt seda oma konverentsi kõnet teha, siis saad ka sinna oma kõrvaklapid näiteks ühendada. Nii kui toite sisse panin, siis tulukesed hakkasid vilkuma siin. USB pikendusjuhed mul hetkel siin vaja ei ole, aga väga hea, et see siin olemas on. Et loomulikult seda saab ka siis nii toite puhul kasutada kui ka antenni jaoks, sest mõlemad on USB 2.0 ühendusega. Nii, paneme antenniga. Nüüd kogu süsteem töötab, siit on näha, kuidas isegi sinised tulukesed läksid mikrofonide juures tööle, ehk siis igast otsast siit saab siis mikrofoni rääkida. Kuulame korra kiirelt, et kuidas see mikrofon siis kõlab ka. Nüüd tuleb heli läbi selle konverentsi seadme. Loodan, et on ilusti kuulda igalt poolt, et ma keeran seda samal ajal ka. Vaatame, kui ma natukene kaugemale selle panen, kas siis on ka kuulda. Et konverentsi laua taga on natukene loogiline, et inimesed võib-olla natukene kaugemal. Ja eks ma siis pärast kuulan ise ka üle, et ma praegu ei oska öelda, et kas oli hea või mitte. Aga testime korra kõlarit ka. Ma panen vanamehe multika või reklaamklipi käima, mille me tegime ja vaatame, kuidas on. Issand, kes teeks sellist asja? Kes tädiks võõras vara? Kes oleks nii? Vanaisa, mis see on? See on Estlise valvekaamera. Mis see? Estlise kaamera, kohe äpis vaatame, kes siin eila öösel väitus tegiga. Oi. Mis asja? Vanaisa, Oota sa sikkina! See on üks mu lemmikuid reklaame üldse, mis ma näinud olen. Aga jaa, praegu kui ma kuulsin, siis kõlar oli täitsa hea. Midagi kurta ei ole, ma vaatan, kas ma saan, ma panen uuesti korra käima, ma vaatan, kas ma saan siin selle tugevust, heli tugevust ka muuta. Kes oleks nii? Vanaisa, mis Päris valjuks läheb. Praegu ta tõenäoliselt karjub natuke mikrofonist üle ka. Ja siit saab. Päris null ei saa, aga täitsa madalale saab keerata. Siin on ka nupp heli summutamiseks. Ja samamoodi on nupp olemas ka mikrofoni summutamiseks. Et ma loodan, et siit on neid kõiki nuppe näha. Ja viimane nupp on siis sisse väljalülitusnupp, mis on siin all keskel. Ja seda peal hoides umbes 2-3 sekundit lülitab ta ennast välja. Kokkuvõtvalt ülimalt lihtne süsteem. Nagu ma enne mainisin, kui ma tahan nüüd seda kõlarit ühendada mingi teise arvutiga, siis ma lihtsalt võtan välja,
panen teise arvuti sisse ja ta juba töötab. Ehk selle poolest on see tohutult mugav. Kui sul on taolist konverentsiseadet vaja, siis link selle jaoks on loomulikult siin video all kirjelduses, mine vaata järgi. Niisiis, ära unusta ka like panna sellele videole, kui sulle meeldis. Kui sa veel seda teinud ei ole, siis kindlasti pane ka subscribe ehk eesti keeli jälgi meie kanalit, et sa ei magaks siis meie tulevasi videosi maha. Selle kiire ülevaatega mina ka tänaseks lõpetan. Aitäh vaatamast ja järgmise korrani!